Tere tulemast vaatama QTV selle aasta esimest uudistesaadet. Mina olen Eliise. Ja mina olen Karmen. Tänases saates vaatame üle üritused, sündmused ja külalistunnid, mis meil on toimunud 3. perioodi vältel nii koolis kui ka väljaspool. Uurime, kus on õpilased käinud väljaspool kooli teadmisi omandamas. Tunnustame erinevatel konkurssidel ja võistlustel osalenud õpilasi ning kuulame, mida rääkis Lembit Kaplinski. Perioodi esimesel nädalal tervitasime õpilasi tagasi koolimajas ning uurisime, millega nemad oma vaheaega sisustasid. Alates 10. jaanuarist oleme talvevaheajalt taas kooli jõudnud. Lähme küsime õpilastelt, kuidas möödusid nende jõulud ja uus aasta ning mida oodatakse uuelt aastalt. Kuidas veetsite enda jõule ja aastavahetust? Koos perega ning aastavahetusel käisin Toomemäel ilutulestikke vaatamas. Magades ja palju süües. No selles suhtes palju oli perekeskis olemist, nägi sugulasi, sai nendega oldud. Uus aasta oli sõpradega, käisime seal platsi peal ilutulestikku vaatamas. Väga selline. Mul samuti, et ma olin perekeskis ja uuel aastal tulin Tartu, et see oli nagu esmakordne, et uus aasta, uus mina mõtleks. Ma olin kodus koos perega. Mida ootate uuelt aastalt? Raha, edu, õnne, edu ja et lõpetan hästi. Häid hindeid ja et koolist välja langeks. No kooli poolest kindlasti seda, et keemiast läbi saaksin, see on üks väga suur asi. Aga ma ei tea, õnnestumisi ma arvan. Jah, ma arvan ka, et keemia on siuke, mis vajab veel pingutamist ja matemaatika ja et üleüldse nagu, et läks paremini kui eelmine aasta, et nagu see korontsikuga ka, et see võiks nagu ka rauneda maa. No võiks vähe lihtsamaks minna, et ei oleks nii palju piiranguid. 14. jaanuaril toimus erinevate tubade klubis Tartu linna noortevolikogu osaluskohvik, kuhu tulid kokku noored üle linna, kes juhtidega koos olulistel teemadel arutasid. Kohapeal käisid ka meie meedia- ja filmimooduli õpilased, kes üritusest reportaaži tegid. Osaluskohvikus moodustatakse 5 laudkonda, kellele antakse 15 minutit iga teema läbi arutamiseks. Selle aasta arutelude teemadeks on: kuidas toetada noorte vaimset tervist, kas Tartus on erinevaid õppimisvõimalusi piisavalt, milline on Tartu linna noortevolikogu roll ja tulevik linnas, noored ja linnaruum ning kuidas paistavad noored 2024. aastal silma. Kuidas olete teie seotud tänase üritusega? On juhtunud nii, et ma sattusin tänast üritust korraldama ja see on olnud üks väga põnev kogemus, et ei olegi tükk aega saanud noorsootööga seotud sündmus ise korraldada, nii et nii ta on, kuna noorsootöö on kultuurivaldkonna üks teemasid, siis seekord selline võimalus avaldus. Mis on sellise ürituse eesmärk? Sellise ürituse eesmärk on näidata noortele, et linnavalitsuses ja volikogus töötavad tavalised ägedad inimesed, samasugused nagu teie, ja näidata noortele, et nende arvamus loeb, et meid huvitab, mida nad mõtlevad ja et nad on väga oodatud Tartu linna juhtimises kaasa rääkima ja noortevolikogu valimistel osalema. Ma olen täna selle sündmuse moderaator, et olles kunagi ise aastate eest volikogu liikmena noortevolikogu ellu kutsunud, siis mul on väga tähtis, et Tartu linna noored oleksid aktiivsed ja noortevolikogu tegemistesse panustaksid. Mida saaks Tartu linna noortevolikogu linna heaks ära teha? Avada rohkem võimalusi noortele, sest sellest on alati puudu. Milline tänastest teemadest on teile kõige südamelähedasem? Minule on kõige südamelähedasem vaimse tervise teema, sest ma arvan, et COVID-olukord on seda olukorda oluliselt halvendanud ja ma arvan, et noortel ei ole ilmselt endal piisavalt kogemusi, et ära tunda seda hetke, millal neil abi vaja on, et ma arvan, et see on üks väga oluline teema, mida tähtsustatakse liiga vähe. Kui palju arvestatakse Tartu linna noortevolikogu ideid? Ma arvan, et palju, sest siin on sellega kõik hästi
ja ma loodaks, et arvestataks veel rohkem tulevikus. 2. veebruaril tähistasime traditsiooniliselt Tartu gümnasistide kogunemisel Poska bareljeefi ees Tartu rahu aastapäeva. Selle aasta eestvedajaks oli Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Tartu gümnasistid on kogunenud Tartu rahu aastapäeva tähistamiseks Vanemuise mäele Jaan Poska mälestustahvli juurde alates 2016. aastast, mil Helmer Jõgi toonase Jaan Poska gümnaasiumi direktorina üritusele alguse pani. Koolide õpilasesindused asetasid küünlad ja pärja Jaan Poska bareljeefi juurde. Sündmusel esinesid Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilased Ott Kiviste, Rasmus Allik, Parvin Tiks ja Grete Kaio. Sõna võtsid Tartu linnapea härra Urmas Klaas, Tartu linnavolikogu esimees härra Tõnis Lukas ning Riigikogu liige Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop. Valitseks rahu ja see Tartu rahu ulataks üle aegade ja see Tartu rahu ulatuks kõigi maade ja rahvasteni. Milliseid emotsioone peaks Tartu rahu inimestest tekitama? Ainult positiivseid, mõnusaid, rõõmsameelseid, kindlasti. No loomulikult positiivsed, sest tegemist on ju tegelikult ühe olulisema, kui mitte kõige olulisem, põhiseadusega saab võrrelda dokumendiga, mis meil on ja see sündmus, et see sõlmiti, on ju meie iseseisvuse alustala. Ehk siis meil peaks olema suur rõõm ja suur au, et me saame seda päeva vabas riigis ise tähistada niimoodi, nagu me tahame. See on privileeg. Kohe kindlasti peaks tõstatama siis sellist nagu ühtsustunnet, et me siis kui eestlastena natukene tegime siin sahkermahkerit ja saime siis lõpuks oma Eesti riigi nagu saime ise endale ja veel siin ilusas Tartu linnas. Ma arvan, et inimesed peaksid olema õnnelikud, et meil on olemas sellised ägedad tähtpäevad ja olla õnnelikud, et me oleme vabad inimesed ja lihtsalt õnne ja uhkust. Miks on teie arvates oluline Tartu rahu aastapäeva pidada? Ikka, et mäletada, et miks me siin oleme ja miks meil kõik praegu nii hästi on. Et noortele inimestele ka ajalugu meenutada. See on mäletamine. Ei tohi ära unustada oma ajalugu, sest muidu meil ei saa olla ka tulevikku ja ei saa salata, et ei tohi ka jätta unarusse seda, et oma riigi, siis see, et meil on oma riik, see on ülitähtis ja ülioluline ja see on ka väga mitte ainulaadne, aga küllaltki haruldane maailma kontekstis ja me ei tohi ära unustada seda, et miks meil selline privileeg on. Et mäletada neid eestlasi, kes valasid oma verd Eesti vabaduse eest. Seepärast, et eestlased peaksid olema uhked, et me oleme saanud ennast niimoodi vabaks ja väga tegelikult rahulikult ka. Et selline tähtpäev on olemas, jällegi, et see on nagu tegelikult väga äge asi. 4. ja 10. veebruaril käisid meedia- ja filmimooduli õpilased trüki- ja paberikunsti keskuses Tüpas, kus tutvuti trükikunstiga ning koostati ka ise trükitud ajaleht. Ajalehtede tootmiseks. Kas sa vahepeal midagi küsida? Sellel õppeaastal külastasid teist korda Tüpat 11. ja 12. klasside meedia- ja filmimooduli õpilased. Noored õppisid kohapeal trüki- ja paberikunsti teooriat ja ajalugu, vaatasid videoid ning said ise ka proovida ajalehte trükkida. Ehk siis nii pidi panema kõigepealt või jätan tähed üles? Ei, jäta nii, et ikkagi on näha. Seda võin nagu hoogsamalt ka tõmmata. Esimesest 5. veebruarini kestis viimane Rakvere gümnaasiumi filmifestival, kuhu esitati rekordiliselt 60 lühifilmi. Üritusest võtsid osa ka meie kooli filmitegijad. 2004. aastal esimest korda filmifestivali korraldanud Rakvere gümnaasium pidas 5. jaanuaril viimast korda suurejooneliselt festivali finaali, kuhu oli valitud ka meie QTV filminoorte lühifilm Anne Linn.
Noored pälvisid konkursil õpilaskategooria 2. koha, parima naispeaosatäitja laureaadi tiitli ning Grand Prix arvestuses 3. koha. Linnateoseid hindas 5-liikmeline põhižürii, kuhu kuulusid Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent Piret-Tiibo Hudkins, näitleja Tambet Tuisk, filmikunstnik Eugen Tamber, operaator Sten-Johan Lill ja režissöör Oskar Lehemaa. kuni 28. jaanuaril toimusid Tartu linna noortevolikogu valimised. Kokku osales valimistel 29 kandidaati ning oma hääle andsid 356 tartlast vanuses 14 kuni 20 aastat. 8. veebruaril osutus valituks 15 inimhääli saanud kandidaati, kellest 3 on ka meie kooli õpilased. Kertu Alas Laumets, Anastasia Surgotševa ja Tõnn Martin Tirgo. Uurime neilt, miks nad otsustasid kandideerida Tartu noortevolikokku ja millised on nende vaated. Tere, ma olen Tõnn Martin Tirgo 10. C-klassist, nüüd Tartu noortevolinik. Ma otsustasin kandideerida noortevolikokku, sest ma arvan, et see on üks ainukesi kohti, kus noored saavad sõna sekka öelda linna valitsemises. Et mulle soovitati kandideerida Tartu noorsotsidest, kus ma ise olen ka liige ja see on mulle väga tähtis, et ma saan sõna sekka öelda ja mingit muutust teha. Mul on 3 põhilist lubadust, et esimene muidugi see, et ma tahan kaasata rohkem õpilasvalitsusi noortevolikogu töösse, sest ma arvan, et kõige paremini teavad õpilasvalitsused, kuidas koolis olukord on. Teine väga oluline teema on, ma tahan korraldada loenguid kliimakriisi kohta, et ma ise olen Fridays for Future Eesti liige ja aktivist, iga reede kliimaprotestid ja ma tahan, et see on väga tähtis teema. Ja viimaseks, mis on võib-olla minu jaoks nagu kõige tähtsam, on vaimne tervis, eriti just poiste vaimne tervis. Et omast kogemusest tean, kui raske osadel poistel on rääkida oma probleemidest ja muredest. Ja see on kindlasti midagi, millel tuleb väga palju tähelepanu pöörata. Tšau, ma olen Stacy ja ma olen 10. B-klassist. Ma otsustasin kandideerida noortevolikokku, sest siia linna kolides sain aru, et see on ainukene koht, kus ma saaks linna panustada ja muuta midagi, kus noortel ongi see hääl ja võimalus teha midagi. Ma tahaks jagada neid ideid ja koos noortega neid ellu viia. Mul on väga hea ettekujutus noorsootööst nii Narvas kui Tallinnas ja ma väga tahaks panustada noorsootöösse Tartus, sest ma nägin, et siin ei ole see aktiivsuse teema nii arenenud ja noortel ole huvi, tahaks seda tõsta ja alustades kas või sellest, milliste partneritega saab koostööd teha. Samuti meelitada noori olema rohkem aktiivsed ja teha koostööd teiste Eesti linnadega. 12. veebruaril toimus Eesti Laulu finaal, mille võitis Stefan lauluga Hope. Küsime kaasõpilastelt, kelle poolt nemad pöialt hoidsid ning kuidas võidulooga rahule jäädi. Kelle poolt olid Eesti Laulul ja kas oled võitjaga rahul? Jaa, võitjaga ma olen rahul, aga ma otseselt nagu kellegi poolt ei olnudki. Ma olin Püürmüüdi poolt, sellepärast, et seal oli Joonatan. Aga siis Joonatan ei saanud finaali ja siis mul ei olnudki enam kellegi poolt olla. Aga selles mõttes ma nendest valikutest, mis seal oli, ma olen absoluutselt rahul. Ma olingi tegelikult nagu võitja poolt kõige rohkem, sest ma olin näinud ka nagu tema intervjuud hommikanuga ja ta nagu väga tahtis võita, ta oli mitu korda proovinud ka, ma olen väga rahul. Minu lemmik oligi Stefan ja ta võitis, nii et mina olen väga rahul. Ma ei tea, ma ei olnud seda varasemalt vaadanud see aasta ja siis ma lihtsalt panin teleka tööle, vaatasin 20 minutit ja panin ära. Peaks mainima, et see aasta oli väga kõva tase, et nagu halbu laulu niisugused ei ole, mis on nagu väga üllatav. Ma olin Stefani poolt, aga enamjaolt see, kes teiseks jäi, oli ka hea laul. Jätkame globaalsematel teemadel. Mondo maailmakool korraldas kliimamuutuste ja rändeteemalise noortekonkurssi, mille eesmärgiks oli innustada Eesti noori väljendama oma mõtteid ja tundeid antud teemadel. Nii noortekonkurssi kui ka maailmapäevade võistluse võitjad kuulutati välja pidulikul üritusel Tallinnas, erinevate tubade klubis.
15. veebruaril toimus Mondo kliimamuutuse ja rände teemalise noortekonkursi autasustamine, kus loovtee kategoorias pälvisid esikoha Anette Nool ja Grete Kaiu. Võistlusele saabus 52 tööd 106 noorelt. Iga kord, kui kõnnin mööda kliimaprotesti pidavatest noortest ja ei oska teha muud kui naeratada. Lisaks said tüdrukud ka Matsalu loodusfilmide festivali eriauhinna, mille raames nende kliimateemaline video ka festivalil linastub. Öeldes, kui maailm otsa saab, otsin süles ja vaatan filme, loen raamatuid maailma lõpust, mis on meie enda töö, minu enda töö ja tegemajätmise vili. Noortekonkurssi võidutöö autoritel on auhinnaks osalemine 2022. aastal Prahas toimuvas rahvusvahelisel dokumentaalfilmi festivalil One World. Sõidan bussiga isegi, kui mul ei ole mugav. Vähemalt nii ma endale väidan. 23. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva, aktuse, Eesti mälumängu, Eesti kirjanduse viktoriini ja külalisesinejaga. Keeruliseks läks hiljem, siis kui me iseseisvaks saime. Aga enne, kui me saime iseseisvaks, ma sain banaani. Päev enne Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva külastas meie kooli Lemmit Kaplinski, kes rääkis Eesti ajaloost ja oma mälestustest ENSV-s. Uurimisasutuste huviorbiidis olev väga kahtlas perekonna nimega, see oli tollel ajal oluline. Ja veel kirjanik ka, eriti kahtlane inimene. Et sai siis loa minna, võtta kaasa oma abikaasa ja 2 last. Võib-olla te ei mõista, mida see tähendas. Ülekoolilises Eesti teemalises mälumängus võtsid mõõtu kooli aulas klasside esindajad ning samal ajal nuputasid teised küsimusi ainetundides. Oma teadmisi sai proovile panna Eesti kohta nii ajaloos, muusikas, spordis, filmikunstis, keeles, looduses ja geograafias. Esikoha pälvis 12 E, teise koha 10 C ja 3. koha 11 D. Kirjanduse viktoriini võitjateks olid Grete Kaiu ja Andrea Muru. Teise koha said Kertu Kelk ja Violetta Korpov ning 3. koha Sigrid Ploomipuu ja Karmel Anette Haidak. Selline oligi meie 3. periood. Aitäh vaatamast! Kohtume juba järgmistes saadetes.